Tervist, minu nimi on Aleksander Eeri ja vaatate Fotografiska jutusid. Minu tänane külaline on rindeoperaator Ivar Heinma. Tervist, Ivar! Tervist! Alustame kõigepealt täiesti algusest. Kuidas sinust sai rindeoperaator? See on nii ammu tagasi. Vaata, mul olid vanemad, olid kunagi, töötasid televisioonis mõlemad. Mul isa oli operaator ETV-s ja ema tegi neid mälumängusid kunagi, mis oli need, ma ei mäleta, mis ta on, terve hunnik oli neid erinevate nimedega, Treis ümber maailma ja Kes keda ja kõik on ju. Ja ma käisin lapsena, käisin teles hästi tihti. Ja sama aegselt ma tegin kahevõistlust, need suusahüpped ja murdma. Ja kui oli aeg nagu kool lõpetada, siis ma läksin pedase kehakultuuri õppima. Ja siis oli see aeg, vaata, kui võeti peale esimest kursat, võeti 8 aastaks sõjaväkke. Mingi hetk hakati uuesti võtma. Siis mul oli teine aasta peaaegu lõpukorral juba ja äkki isa suri ära. Ja me lasti 10 päeva ennem lasti sõjaväest koju. See oli kevadel. Ja siis kolleegid pakkusid, et kuule, et tule, teles on koht olemas, on ju, et tule vaata, et kas sind huvitab. Aga ma olin lapsena nii palju käinud seal, mitte mingit huvi selle vastu ei olnud. Ma pole kunagi nagu huvitanud ka mingi fotograafia või midagi. On ju. Ma mäletan seda, kui me tegime trenni kunagi, siis oli nii, et kuttid olid, fotokad olid kaasas, on ju, kõik pildistasid seal, on ju, mind see üldse ei huvitanud. On ju. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen ikka sügisest lähen pedasse tagasi, jätkan selle kehakultuuriga, on ju, ma mõtlesin, must tuleb kahevõistluse treener kunagi. Ja sügiseks siis ma olin trenni suvi läbi hästi kõvasti, on ju, siis tuli jalgadele, ma sõitsin neid rullsuuski hästi palju kunagi, on ju. Need olid vanad, need nagu nõukaaegsed, siuksed Ida-Saksast tehtud vist, on ju. Ja väristasid jalad läbi ja mul tekkis nagu luu ümbrisi põletik jalgadesse. Ja siis ma vaatasin, et spordiga tuleb ilmselt paus teha mingiks ajaks, on ju. Ja siis oli vist aasta 87 aasta alguses kolleegid helistasid, et kuule, et koht on olemas, tule vaata, et äkki ikkagi tahad. Ja siis mõtlesin, et midagi teha pole, et lähen vaatan, on ju. Läksin telesse ja nii oligi. See jängi sinna. Aga kuidas sa rindele sattusid esimest korda? See on jälle teistmoodi lugu, on ju, et 89 oli Armeenias, oli kõva maavärisemine. Siis ma olin ETV-s veel tööl, on ju, ja siis olid tulnud need esimesed suured kaamerad, need betakamid, et hästi suured jurakad, on ju. Ja need olid suure kasti sees ja siis oli see, et kui iga liiduvabariik pidi saatma ehitatud brigaadi, pidi saatma Armeeniasse nagu ehitama. Ja meile sattus siis, et me läksime ETV-st, läksime rühmaga, seal oli vaja operaator oli olemas, on ju, aga see oli vaja nooremat kutti, kes viitsiks seda kasti tassida. Ja mul oli kohe käsi püsti, ma tahan minna, on ju. Ja siis me läksime sinna Spitaki linna ja olime nädal aega, olime seal Spitaki linnas, on ju. Sealt pandi tina muidugi, me elasime Vene sõduritega või ohvitseridega, elasime mingi vagunelamus, kuna maavärinad, need järeltõuked käisid kogu aeg, on ju. Joodi viina seal, söödi sibulat, et mingid taudid ei tekiks, on ju, vahepeal sain selle kaamera enda kätte. Ja ma käisin ise linna peal nagu filmimas, või ütleme selle rusude vahel. Ja siis ma olin vist nädal aega olime seal ja siis ma tundsin, et see on siuke töö, mida ma tahan teha. Ja siis hiljem läks juba see, et hakkas see Nõukogude Liit hakkas lagunema, on ja siis tekkis siuke firma, Rein Karemäe tegi kunagi firma Maurum, mis oli esimene siuke videofirma, kus oli välismaa tehnika, Soomest tuli 2 kaamerat kohale ja siis see Maurum hakkas teenust osutama välismaa televisioonidele, kes siis käisid Läti, Leedu, kõik on ju, kus midagi hakkas toimuma, et meilt oli kogu rühm, siis on ju operaator, helimees, bussijuht ja nii-öelda fikser või tõlk on asja ja me olime isegi 4 kampi, hakkasime käima. Ja siis oligi 91. aastal 20. jaanuar olime Riias, kui see OMON ründas seda Läti siseministeeriumit. Ja me olime soomlasega, jooksime sinna parki, filmisime seda, teisel pool pargis 2 Läti operaat lasti maha, meie pilt läks üle maailma, on ju, siia kõik võtsid seda kasutada, on ju. Ja siis oli see hetk, et nõudsin, et yes, et see on täpselt see, mida ma tahan teha. Ja see oligi, et hiljem juba paari aasta pärast ma läksin freelanceriks ja nii see jäi, et. Kui sa 80ndate keskel läksid sõjaväkke, esiteks küsimus, kas sa üldse tahtsid Nõukogude sõjaväkke minna? Ei tahtnud minna. Sa proovisid ära ka saada või? Ei proovinud, aga see oli valikut ei olnud. Nagu sest ma mõtlen, sest kuna ma enda, eks ole, vanemate generatsioonist tean väga paljusid inimesi, kes üsna ekstreemsusesse läksid selle jaoks, et mitte sinna sattuda, sest 80ndate keskel nad ju madistasid ka seal Afganistanis. Ehk siis ma kujutan ette, et noorel inimesel sul võis ikka korralik hirm sees olla, et saadetakse ka mingisugusel hetkel sinna. Tead, seda ma nii väga ei kartnud, aga ma kartsin seda, et ei tea ju, kuhu sattud lõpuks, on ju. Et algus meil oli, ma olin Ukrainas, meid oli eestlasi 80 seal, on ju. Ja see oli kõik peale esimest kursat on ju võetud kutid, on ju. Et olime pool aastat seal, aga siis mind saadeti Batumisse, Türgi piiri äärde, Gruusiasse. Ja siis ma olin ainuke kogu Baltikumist. Ja see oligi see, et mul vene keel oli suhteliselt nigel see hetk, on ju. Ma läksin sinna, siis mind kutsuti šveed, rootslane. Kuna see vene keel oli hästi kehva võitu, on ju. Aga siis ma õppisin selle päris kiiresti ära.
aga samas oli vaatasid ohvitserid ka, tead, mõnid käisid isegi minu käest küsimas, et miks ma nende armees olen, on ju, kui ma olen rootslane, et miks ma olen nagu Nõukogude armees, on ju. Selle kohta ei oska midagi öelda, on ju, või mis raha teil on, ja siis mingi targem vend teadis, et teil pealine on Riia, on ju, nagu noh, siis oli niisugune tase oli. Ja siis oli see, et muidu ma olin nagu rootslane, aga kui ma midagi aru ei saanud, siis ma olin jobanai fašist, on ju, et see tuli ikka ei tead nagu nii, et aga muidugi ainuke see sõjaväe pluss oli see, et õppisin veel vene keele. Kuna esimesed tööd mul olidki enamus, ütleme kogu see endine Nõukogude Liit, on ju, me käisime kõik need Tadžikistanid, Usbekistanid, Armeenia, Gruusia, Aserbaidžaan, kõik läbi, et kus igal pool vene keelega sai hakkama. Ja ütleme, siis ma hakkasin soomlastega tegema nagu noh, valdavalt, on ju, ja neil oli palju lihtsam võtta mind, kui võtta see, et peab ühe inimese veel tõlgiks juurde võtma, on ju. Ma tegin ise intekad ära, tõlkisin ära pärast kõik, on ju, et sellega läks nagu lepase reega. Aga sellised noh, üsna kuldsed närvid peavad olema selle jaoks, et sellistes olukordades hakkama saada. Kas need on sulle juba sünnist kaasa antud või see on ka mingisugune asi, mis tekkis aastate jooksul, sest kui sa ütled, et esimene selline koht, kus sa läksid Riias, eks ole, kui sul 2 operaatorit seal lastakse maha, siis see ei olnud mingisugune selline asi, et laseks endal püksid täis selle peale ja mõtleks, et appikene, mis iganes ma pean tegema, et sellisest asjast eemal hoida ennast elu lõpuni, siis seda ma teen. Ei, vastupidi, selle minu meelest oli põnev just nagu tead, siuke nagu noor ka veel on ju ja siuke, ma ei taha nüüd öelda, et adrenaliin on ju või siuke, aga samas oli põnev, et ma olin nagu ajaloo sees, ma nägin seda oma silmadega on ju ja ma saan, ütleme, oma kaameraga seda jäädvustada. Et see oli nagu selles mõttes megatunne, et ma tundsin nagu noh, iga päev nautisid tegelikult seal on. Kuigi noh, nii on nagu, kui hakkab sõda käima või konflikt on, nii ei tohiks öelda on ju, et aga tegelikult oli juba äge. Aga kuidas sa ütleksid, et enamused need inimesed, keda sa kõrvalt näed, kui sina oled ikkagi noh, selles mõttes külaline nende koduriigis ja kui nende riigis mingisugune konflikt käib ja see on võib-olla liiga üldistav küsimus. Aga mismoodi inimesed seal sellega toime tulevad? Mismoodi tavaliselt nende see tunnetus on? Sest mina jällegi, ma ei tea, Sebastian Junger näiteks, ma eeldan, et sa oled ka niisugune meesterahvas, kes on teda lugenud. Et üks asi, mida ta on kirjutanud, üks asi, mida ma tihti ka kordan, et tihtipeale, kui inimesed on nii-öelda kõige ebameeldivamates ja keerulistemates olukordades, olgu selleks looduskatastroofid, sõjad, mingisugused poliitilised konfliktid, siis nad tihtipeale tagantjärgi mäletavad neid kui oma elu kõige ilusamaid hetki, sest inimestel oli üksteist vaja, sa pidid toetuma teistele ja see igapäevane nagu mugavus kadus ära ja järsku sa tunned seda, et me oleme vennad, me oleme õed, me oleme riigikaaslased ja nii edasi. Et mismoodi sina kõrvalt vaatajana, kui sa saad kuidagi üldistada seda inimeste üldist meeleolu sellistel hetkedel? Tead, see on selles mõttes hea küsimus on ju, et meil on tihti see töö jube lihtne. Me lähme kuhugi kohale, me kohtume mingite inimestega, teeme nendega inteka ära, vaata siis see, et kui sa tunned, et okei, nüüd on käes, on ju saadud kõik, on ju, siis sa saad käe püsti, et all the best on ju, et noh, et katsuge nüüd ise hakkama saada, on ju, et meie saime oma osa kätte, on ju. Ja tihti on muidugi see, et eriti nagu neid kohti on muidugi palju on ju, et üks on näiteks Jaapan on ju, kui tsunami oli 2011 vist, et ma olin seal 5 päeva peale seda pauku on ju, et see oli samamoodi, et sa nägid, et inimestel on nagu vajadus rääkida, et keegi tuleb ja kuulab neid on ju. Ja japsidel oli muidugi see, et on ju, sa ei tohi oma nägu kaotada. Vaata, kui ütleme, oleks sama toimunud kuskil Balkanil, inimesed oleks röökinud, nutta maas, püherdanud, on ju, kogu spektaakel oleks püsti. Japsidel vastupidi, nad korraks neelatasid ja rääkisid jälle, üks mees rääkis meile, et jaa, et laine tuli, viis ta naise minema ja ämma minema, 2 last on kadunud, ta loodab, et äkki näeb neid kunagi, aga noh, võib-olla lootust ei ole. Aga et see annab neile juurde, on ju, et saavad kellelegi oma seda mure jagada. Ja see on tihti on nagu ütleme, noh, samas ka Bosnia sõda on ju, et see oli samamoodi on ju, et või nüüd Ukraina on ju, et inimesed tulevad, kui sa lähed kaameraga sinna, kogu see küla koguneb kokku ja igaüks tahab oma stoorit sulle rääkida. Sama oli, kui me olime, ma ei mäleta, kas see oli 2003. või 2004. aastal olime Sierra Leones. Ja see oli vaata ennem oli see, kus oli inimestel jube palju olid need käed ja jalad ära amputeeritud on ju, et sissid tulid külla, kes ei tahtnud nendega minna, siis ütleme põllupidajatelt võeti, kas teeme sulle pika või lühikese varuka, et võtame, kas käe võtame siit ära või võtame siit ära on ju, et siis jäid ühe käega on ju, kui ei läinud nendega. Ja see oli samamoodi, et me lähme kuhugi külla, seal on külas olid, et mehed seisavad nagu toonekured ühe jala peal kõik on ju, osadel on nagu siit käsi ära, osadel õlast ära võetud on ju, ja kogu see küla koguneb nagu kokku ja kõik tahavad oma juttu rääkida ja nende jaoks on see nii tähtis on ju. Ja me teame, et meil on ütleme aega suhteliselt nagu piiratud on ju, meil on ütleme tund või 2 maksimaalselt selle aega. Ja see ongi see, et sa valid selle, et kõige jubedama story välja on ju. Et samas see tundub nagu natukene mitte vastik, aga tead nagu see ebameeldiv on ju, et kõik tahavad sulle rääkida, et oot, ole eemal on ju, me teeme selle vennaga hoopis intervjuu on ju. Ja siis teine jääb ootama, mõtleb, et okei, nüüd on tema kord on ju, aga me saame selle kotti, tundub, et jube hea, aeg lõpeb otsa ja okei, take care on ju, tõmbad minema sealt.
Aga kas see võib jätta ka täpselt sellise tunde siis, et sa justkui kasutaksid neid ära, kuigi sa tegelikult siiralt küsid, sest sa siiralt tahad teada, aga pärast sa mõtledki seda, et seal on, ma ei tea, 200 inimest, kellel oli niisugune tunne, et äkki nüüd saan rääkida ja siis tead, ma ei tea, no eks nad peaks ju aru saama ka, aga no, ma ei tea, muidugi, no eks ta on ebameeldiv tunne igal juhul nagu. Aga mismoodi sina kirjeldad seda, et missugune on sinu, kui ikkagi põhimõtteliselt ajakirjaniku, eks ole, kohustus sellises kohas. Ma mäletan, kui meil oli paar aastat tagasi see James Nachtwey Memoria näitus fotograafis. Maailma parim fotograaf üldse. Nagu täiesti fantastiline, uskumatu. Ja kõik, kuidas ta rääkis ja ma käisin ka esimest kuulamas, rahulik kõik. Täiesti uskumatu, aga see ka, et temalt ka tihti, eks ole, küsitakse ja kuidas tema ka väljendas seda, et ta ei lähe inimestelt vaata küsima, et kuule, kas ma võin sinust pilti teha, et tema on nagu kaameraga seal ja kui ta saab teiselt inimeselt selle tunde, et sina oled lihtsalt keegi, kes nii-öelda tunnistab seda, mis siin parasjagu toimub, siis sealt tekib see selline tunne, et okei, see luba on justkui antud ja ta ei kasuta seda jällegi selle jaoks, et kuidagi ekspluateerida kedagi või kuidagi ise sellest kasu teenida, vaid täpselt see, et olla mingisugune selline neutraalne silm, mis lihtsalt näeb pealt seda, mis toimub ja saab seda ülejäänud maailmale edasi kanda. Et kas sa ise ka tunned seda või näed seda kas iseenda teiste sama töö tegijate puhul, et seal kuskil on mingisugune eetiline või moraalne piir, kust justkui ei tohi üle astuda või kust võib-olla mõned inimesed astuvad vahepeal üle? Tead, see ongi nii, et kui sa lähed kuhugi külla, on ju, ma olen nüüd katsunud nii teha, on ju, kui ma näen, et seal külas on keegi, ütleme, kas mingi pealik või tead mingi, ütleme, või relvastatud mingi vend, on ju, siis sa püüad nagu sellega kontakti saada kõigepealt, on ju. Et sa lähed küsita käest midagi, et kuidas läheb või midagi tead või mis su nimi on ja kõik on, siis küsita relva kohta või midagi, on ju. Ja siis pärast sa ei pea nagu, ütleme, igale inimesele nagu, kui sa lähed kaameraga lähedale või ütleme, et tahad teda filmida, et sa ei pea nagu üle hakkama küsima. Et sul on nagu tema luba nagu olemas, on ju, näed, et tema see, kes ütleb, seal otsustab, on ju, kas tohib filmida või mitte. Aga mul on kontakt aga juba tehtud ja siis ongi see, et lähed lihtsalt kaameraga ja kui siis tõesti keegi näitab, et kuule, et kao minema või ära filmi või midagi, siis okei, tõsta käed püsti, et sorry, ei filmi, aga ma ei hakka igaühe käest nagu eraldi seda küsima. Aga samas ma ütlen, see kontakti loomine, see on ikka jube tähtis, on ju, et nii on jube raske, kui sa lähed sinna, on ju, sa ei tunne kedagi, äkki paned oma kaamera statiivi peale, hakkad filmima seal, on ju, et siis on kohegi vaataks, oota, kes see tont on ju, et mida ta siin teeb, on ju, või mis ta motivatsioon on, miks ta on siin, on ju, et kes ta üldse on. Nüüd oli nagu ütleme kevadel, vaata, kui ma Ukrainas oli ka, see oli jube raske, oli kohati tööd teha, kui inimesed kartsid kõik, on ju. Me olime just seal Tšernigovis, filmisime mingit piimasaba ja ma panin kaamera püsti, hakkasin filmima ja kohe tuleb õudne röögatus, on inimesed hakkavad karjuma, et kurat, kes sa oled, miks sa filmid, on ju, et sa filmid praegu ja minuti pärast tuleb venelaste rakett siia. See oli kõik, ma ütlesin ei, et ma olen Eesti, kõik näitasin akrediteeringut, passi, on ju, siis keegi inimene ütles, et ei, et ta kutsub ikkagi selle territoriaalne Abarona kohale. Need vennad tulid, on ju, need lihtsalt küsisid, et kus sa oled, ma ütlesin Eestist, filmi nii palju kui tahad, on ju. Aga inimestel on ebausk, see oli kevadel eriti, nüüd enam sügise poole, kui ma käisin, nüüd enam seda nii väga ei olnud. Aga kevadel oli küll, nad kartsid kohe, vaata, et tihti oli nagu telekas näidati midagi ja kohe tuli venelast uhast raketi sinna, on ju. Et see oli kõik, et sa pidid kõikidele põhimõtteliselt seletama, alguses lähed kohale, ütled, et ma olen Eestist kõik, on ju, ja inimesed on jube nagu umbusklikud. Kas üldiselt on ka tunda seda, et sa praegult nimetad Ukraina kohta oli niimoodi, aga jällegi, kas on mingi asi, mida saab kuidagi laia pintsliga maalida, et üldiselt, kui sa ajakirjanikuna kuskil filmid, et inimeste tunnetus on kas selline, et okei, nii hea, et keegi siin vaatab, mis siin toimub või pigem ka see ebausk ja või kas see väga selgelt nii-öelda oleneb sellest, et kelle poole peal nii-öelda nähakse sind või kedagi teist olevat, sest ilmselgelt sa oled käinud väga paljudes erinevates konfliktides ja ma kujutan ette, et need ei ole kõik nii selgelt mustvalgelt nii-öelda nagu nähtavad, et justkui kelle poolt sa oled või et kas sa nii-öelda oled oma või kas sa oled kellegi teise propagandist nii-öelda. Ja see on muidugi, see oleneb nagu eri maades on ka eri tavad, on ju. Näiteks Aafrikas on jube raske näiteks naisi filmida. Seal on tihti see, et eriti ütleme need inimesed, kes ei ole väga palju nagu koolis käinud, on ju koolitust saanud, on ju. Nendel on see, et tuleb valge mees, paneb mingi aparaadi püsti ja võtab nende hinge ära, on ju. Et naised tõmbavad kõik nagu minema kohe kaamerast. Et neid on üldse jube raske saada, on ju, okei, sa panen statiivi peale pikatoruga filmid kuskilt, on ju, siis keegi nagu näeb silmurgast, pöörab kohe pea ära või läheb üldse kaob nagu ruumi ära. Araabias on samamoodi, Araabia maailm on ju, et seal on ka naisi jube raske filmida. Aga näiteks ütleme, sellised nagu sõjakonfliktid, kui ma lähen juba kellegiga, näiteks armeega koos kuhugi, no siis ei ole kellelgi mingit kobisemist, on ju, et siis sa lähed lihtsalt paned oma selle kaamera püsti ja filmid nii palju kui tahad seal, on ju, kui nähakse, et ma olen, ütleme, kas siis ütleme Ukraina sõjaväega koos näiteks, on ju.
kuigi, aga nüüd on jälle ütleme, mis me nüüd sügisel, kui me käisime Kanal 2-ga, käisime Ukrainas, kogu see Ida-Ukraina, Slavjansk näiteks oli täis inimesi, kes ootavad kõik, et venelased tuleks ja vabastaks nad. Ootavad seda Russki Mirri on ju, et kõik, et Ukraina on paha, ise pommitab, olime mingit lasteaeda filmimas, mis öösel oli saanud raketi tabamuse kell 1 on ju, me filmisime ära, töö peaaegu lõpetanud, äkki tuleb Slava 62-aastane jalgrattaga kohale, ütleb, poisid tahate, et ma räägin, mis asjad tegelikult on. Et aga seda näidata ei tohi, filmida ei tohi, on ju, et me ütlesime, ei, et aga pole hullu, et me oleme Eestist on ju, et ega seda Ukrainas ei näidata. Siis ta pika selle nuiamise peale oli nõus rääkima, et tead, kui ajakirjanikud tulevad, Ukraina laseb ise raketi ja süüdistab Venemaad. Ja nad on eluaeg elanud nagu Ukrainast, neil on Ukraina passid, on ju, ma ei tea, kas ta rahvuselt on ilmselt ukrainlane, aga ootavad seda, et venelased tulevad ja vabastaks nad ja toovad selle vene kultuuri sinna, on ju. See on samamoodi, et see on tihti, et need Ida-Ukrainas inimesed ei räägi ju ukraina keelt, on ju. Nad on vaadanud seda vene telekat päevad läbi, on ju, ja selge, et vene uudised on jube hästi tehtud professionaalselt ja kui see, ütleme, 6-7 eri vene kanalit lajatavad sama juttu kõik, on inimene hakkabki lõpuks uskuma seda. Et ongi, et Kiievis on fašistid võimul ja tulevad neid tappa siin kohe ja kõik on ju, kui sa kuuled sihukest nagu professionaalselt tehtud lugusid päevast päeva, ongi see lõpus, et selge, see taju pestud ja ongi kõik, et midagi teha pole. Ja aga see on ka väga selge siis, kui vaadata juba 2014. aastast alates seda, et presidendivalimisi, muid valimisi, et see erinevus Ida ja Lääne Ukraina vahel on metsikult tugev, et sinna on vist väga-väga raske midagi parata. Kõikide nende aastate jooksul, mida nüüd on olnud juba üle 30 sul, eks ole? 35, väga uhke. Kas sul mingisugusel hetkel nagu sellist, ma ei tea, lootusetuse tunnet on ka tekkinud, et inimesed lihtsalt ongi sellised, et tee, mis tahad, leppi ära nii palju, kui tahad, kuskilt ikkagi leitakse mingisugune kirves üles ja hakatakse jälle omavahel mingisugust jama üles tõmbama? Tead, ega ma seda nii ei mõtle, et lootusetuse tunne, et samas on ju, ütleme, minu töökoha pealt on ju mitte nüüd äge või põnev on ju, et aga ma saan jälle minna sinna on ju ja näidata neid konflikte või mingit sõdu või ütleme katastroofe on ju. Et ta on töökoha pealt on ikkagi äge nagu seda ise oma silmaga näha, et ma nii ei mõtle kunagi, et jälle uuesti nagu peab minema või. Aga samas ma olen kunagi endale selgeks mõelnud selle, et kui tuleb mingi koht, kuhu ma minna ei julge või tunnen, et nüüd on kõik on ju, et siis ma lõpetan selle töö ära. Aga on juhtunud kunagi niimoodi, et ei ole. Lähedal oli muidugi, mitte nüüd lähedal võib-olla, aga oli esimene Tšetšeenia sõda, et me olime soomlasega, olime seal vist 5 päeva peale sõja algust, 95 aasta jaanuaris ja me elasime Dagestani poole peal, iga päev võtsime takso, sõitsime Groznõisse 80 kilti, kuna seal kõik oli puruks lastud, seal elada ei saanud, nagu kõik lääne ajakirjanikud tegidki, on, et iga päev kõik kuhasid autodega sinna, hakkasid filmima, kella 3-ni umbes hakkas hämarduma, tõmbasime uttu sealt kõik. Ja see oli see esimene päev, kui me jõudsime Groznõisse, seal oli suur silt, on ju, tere tulemast põrgusse. Tead, nagu gaasileegid põlesid, see gaasitood oli puruks, kõik õudsed leegid olid taevani, on ju. Ilm oli sihuke, nagu ütleme, nullilähedane, sihuke plögad ja pori täis kõik kohad. Ja see oli need surnud vene sõdurid olid tänavad täis. Aga tšetšeenidel oli samamoodi, neil roheliselt neid ümber pea, et kui keegi nendest pihta sai, korjati kohe ära ja sama päev olid matuseta see Allahi juurde kohe ja neid siit ootasid teda, on ju. Aga vene kutid olid tänavate peal, nagu seal ütleme, nad olid juba 5-6 päeva olnud, siis olid seal palju hulkuvaid loomi, kassid, koerad, varesed käisid neid söömas ja nokkimas kõik, on ju, silmad väljas ja osad olid põlenud neist veel ja see pilt oli jube selle. Ja siis me olimegi, et filmisime seal vist mingi nädal aega olime kohal ja siis me jõudsime tagasi Moskvasse. Me jõudsime hästi hiljas, ma mäletan, me läksime hotelli, Metropol hotell, jube kallis Moskvas on ju, soomlane jäi haigeks, ta nagu õhtul enam kuhugi ei tulnud, ma tegin veel toas, tegin õhtul Vladimiri endale, kuulasin musa ja siis mõtlesin, et jube hea, et ma jõudsin eluga tagasi, et ilmselt nagu sinna ei lähe enam, on ju. Ja see oli vist, oli kas reedel, pühapäeval oli saade soomlastel juba, esmaspäeval helistab mulle uus soomlane, et kuule, et ta vaatas seda telekast teile seda lugu, et ta tahaks kolmapäeval sõita, et oled valmis minema. Siis mul oli, okei, lähme. Ja siis ma käisin vist kevade jooksul 15 korda seal. 95. aastal, kui sa Moskva kaudu sealt läksid, kas sellel ajal ei olnud nagu nende poolt, Venemaa poolt, ma mõtlen siis mingisuguseid, kuidas ma ütlen selle kohta viisakalt, nii-öelda piiranguid sellele, et kus nad teid lubasid, nemad lihtsalt mitte midagi ei olnud. Täiesti null oli. Muidugi see, et vene sõdurid filmida ei saanud, on ju, kuna me ei pääsenud venelaste poole. Et see oligi, et vist oli, kui sõda hakkas, ütleme aasta lõpus, on ju, 31 oli vist detsember, kui venelased ründasid Groznit, siis me saime venelaste poole, nad tegid esimese sihukese reisi välisajakirjanikele alles maikuus.
ja nad ise ütlesid ka, et sorry, et me magasime selle õige hetke maha, et kogu maailm käis, ütleme, kõik olid elasid seal Dagestanis ja sealt tehti siis, ütleme, Tšetšeeniasse neid reise, seal olid kõik CNN-id, BBC-d, kõik suured olid kohal, on ju. Kõik lajatasid, ütleme, uudiseid teha, et nagu tšetšeenid on head, võitlevad, on ju, paha venelase vastu ja venkudel oli muidugi see, et oi, et näed, et me magasime selle maha, et oleks pidanud kohe ikka tegema neid propaganda, neid reise, tead, nagu ka välismaa ajakirjanikele. Ja maikuus me elasime Groznõi lennujaamas. Meid viidi nii, et lendasime Vostokki alguses Moskvast, siis viidi helikopteritega, viidi Groznõisse, sõjahelikopteritega, elasime seal lennujaamas telgis, panime tina nende Vene ohvitseri, see oli Peterburi Omon oli seal elas nagu telgis, on ju, me olime nagu nende nagu tiiva all siis. Ja seal joodi konjakit metsikus koguses, on ju, kuna Dagestanis oli konjaki tehas, oli sõdurid saati sinna purkidega tooma, need 3-liitrised suured purgid. See õhtul oli õudne napsupidu käis, seal võeti kõik emade ja rahu ja kõikide terviseks, on ju. Ja see oli paar välismaalast oli ka kambas, on ju, siis küsiti, kas te poisid, kas te olete Makarovist lasknud, on ju. Siis viidi see, need ajakirjanikud, kes ütlesid, et ei ole, viidi välja ja sai lennujaama akna, et see lastu nendega, on ju. Aga see naljakas oli see, et Vene sõdurid olid seal sees nagu valves, on ju. Siis röögiti ruuporiga, et lažis, et laske maha või kõhuli. Ja need olid siis kuskil varjus ja see hetk sai lasta. Siis peale järgmist konjakiringi on ju toodi automaat välja, et poisid Kalašnikoviga saate nüüd lasta, on ju. Okei, sellele tegime ka veel ära ja siis peale järgmist ringi siis toodi raketi ette, et proovime nüüd sellega. Siis ma ütlesin, ei kurat, et lõpetage ära, tead, nagu, et ei tea, täis peaga seal on ju lased, see maja ei olnud eriti kaugel ka veel, on ju, et täiesti inimesed on võhikud, keegi pole relva kunagi käes hoidnud. No. Ja siis oligi seal muidugi see, et meid iga päev tehti, me olime vist 3-4 päeva olime seal, tehti Groznõi nagu reisid, sõitsime selle BTR-i peal, sõitsime kohale, pilt oli juba äge, et see liikuv kõik on ju äge ja majad puruks lastud kõik on ju, et nagu noh, ütleme siukse nagu film ja unelm nagu noh, ütleme pildiliselt on ju. Okei, see on õudne kõik, aga need varemed on nagu ägedad, et sa näed seda kõik liikuvalt on ju. Ja see oli muidugi see, et see laeti külaväljakul selle Valge Maja lähedal laeti siis inimesed nagu meile nii-öelda rahulikud elanikud tulevad nagu meie jälle intekat andma, on ju. Sõdurid piirasid seal ala ära kõik, saeti mingid 4 inimest meile sinna, et okei, poisid, nüüd võite neid intervjueerida. No ja kuuled, sõdurid on meetri kaugusel, on ju. Ja siis küsid, et noh, et mis te arvate sõjast, et oi, kui tore, et venelased tulid jälle ja vabastasid meid ja kõike tead, noh, näed ise, et sellest mingit kasu ei ole. Aga pärast ei saa öelda ka, et me ei saanud kellegagi rääkida või meile ei näidatud midagi, on ju. Et see oli puhas sihuke propagandaüritus. Aga siis muidugi noh, et ma andsin kaamerale, andsin minna kogu aeg, kui sõdurid hakkasid ja läksid ära vaikselt, siis inimesed ütlesid, et no kurat, igavesed sead on ju, või mustad koerad on ju, mis islamimaailmas on jube nagu paha näitaja on ju, nii et on ju. Et aga jube raske oli teha, et ütleme midagi asjalikku seal selles mõttes. Kas sa tunned seda, et 35 aastaga on muutunud see, mismoodi lastakse, lubatakse ajakirjanikel sõjatsoonides oma tööd teha? Raskemaks on läinud, et vanasti oli lihtsam, on ju, et kui sa lähed kuhugi ja sul on, ütleme, kas kuulivest või kiiver, kus on press peal, et sul oli suhteliselt vabad käed, on ju. Või ütleme, said, ütleme, mingi armee osakonnaga näiteks jutul, on ju, kes sind viisid, näitasid, on ju. Aga näiteks nüüd viimane vraks Ukrainasse oli täiesti lootusetu, et me üritasime rindele saada mitu korda, on ju, mitte mingit lootust ei ole. Me olime muidugi natuke lolli ajal ka, vaata, kui see Hersoni rünnak hakkas pihta, on ju. Et siis meil oli Limanis oli kokku lepitud, et Ukraina armeega, et me saame mingi päev sinna minna ja teha tead mingi loo nendega. Ja oli küll, lähme sinna ja äkki oleme põmm, vaatame, meil on ikka paar meedikut seal, õudne tulistamine käib, on ju, siis pressiohvitser ütleb, et sorry poisid, täna hakkas rünnak pihta, kõik on läinud, on ju, et kui tahate meedikutega saate intega teha, aga rohkem mitte midagi, on ju. Siis me küsisime, okei, et meil on mõned päevad aega veel, et kas me jääme ootama siia, me pidime itta edasi sõitma Donbassi, on ju, et aga et okei, et kui me saame, et ta ei oska midagi lubada. Ja ma tean, et pärast ei saanud, R-poisid tulid hiljem natuke sinna, neil oli sama lugu, on ju, et midagi ei saa. Siis me läksime Donbassi, see oli samamoodi ja meil oli jube kõva fikser, on ju. Noh, kes tunneb kõike neid 93. polku, tead, kõike neid pressipealikke, kõik oli nagu kokku lepitud, on ju. Lähme sinna samamoodi null, nagu noh, kedagi ei võeta nii. Aga sina käisid 2014 ka Ukrainas, eks ole? Kuidas? Ma käisin ju, ma sain ju 3 korda käisin ju seal Donetskis ka ja Luhanskis. Aga siis noh, mingi hetk nüüd õpetati ära ja see oli seal mingi tolgus üks soomlane, Janus Putkonen, kes oli nagu Donetski ja Rahvavabariigi pressipealik. Tead, on see Beckmanni kambast, on ju selle dotsendi või see ülikooli professor, on ju. Ja siis oligi, et me algus saime nii, et ma mäletan 2014, ma käisin vist, kas oli september esimest korda, siis oli, me elasime Donetskis ja uhasime autoga edasi üle piiri iga päev. Tegime pool päeva olime Ukraina armee juures, siis tulime üle piiri tagasi, tegime nende, no need ei olnud separatistid, on venelast puhtalt, on ju. Siis räägiti nii-öelda separatistidest ja kõik, on ju. Et ühe päeva jooksul me tegime 2 lugu nagu eri pooltelt. Ja see oli esimene, see 2014 oli jube lihtne käia veel, et nagu ei olnud mingit küsimust nagu nii. Ja 2015 ma sain veel ühe korra käia, 2014 ma käisin 2 korda, 2015 käisin kevadel ühe korra.
ja kui ma hakkasin filmi tegema sellest naistest, on ju, siis mul oli alguses plaan teha, et ma võtan Ukraina poole pealt mingid naised ja siis separatisti või need venemeelsed naised, on ju, kes on nagu rindejoone teisel pool. Aga siis ma saatsin pressi selle taotluse sinna, seal tuli kohe kiirelt vastus, et teil ei võimaldata akreditatsiooni, siis ma helistasin selle soomlasele, soome keeles nagu rääkisin taga, ta ütles, et teab küll, kes ma olen, ta austab seda, mis ma ennem olen teinud, aga nüüd on jah, et saad aru, et nüüd on sõda ja me oleme kaeviku eri pooltel, nii et oli kõik. Aga kas jällegi, ma ei tea, kas ma saan seda küsida, kui see nii-öelda täpselt samu inimesi 8 aastat hiljem ei ole näinud, aga see suhtumine 2014, vahet pole, kas siis venelastel või ukrainlastel versus suhtumine praegult, kas tollel ajal ka, kas neil oli juba mingisugune eelaimdus, et see asi võib hullemaks minna või kas nad sellel hetkel mõlemal poolel uskusidki, et see on need paar nii-öelda väga pisikest konflikti, väga spetsiifilise 2 ala üle või oli siis ka juba mingit sellist eelaimdust, et äkki see kunagi kerib suuremaks versus sellega, mismoodi nad praegult sellesse suhtuvad? Tead, 2014 alguses ukrainlased mõtlesid muidugi, et see ei lähe nii hulluks, on, et nad võtavad need alad tagasi. Nad olid, vaata, olid augusti lõpus, olid Ilovaiskis juba, on, see oli täpselt Venemaa piiri ääres, kus nad lõpuks kotti jäid, kus nüüd hakati maha nottima ja kõik, on ju. Et sinna hetkele nad uskusid, et nad võtavad selle ala ikka suhteliselt kiiresti tagasi, on ju. Aga 2014 Ukraina sõjavägi oli muidugi peaaegu olematu, on ju, neil oli jube nõrk oli kogu see taust, on ju, seda oli, ütleme, murendatud seal juba kõik nagu nende venemeelsete ohvitseride poolt juba ja kõik, on ju. Aga noh, nüüd ma muidugi venelaste koha pealt ei oska öelda, ma nendega mingid kokkupuuteid pole, ilmselt ei saagi, on ju, et noh, kui sa juba neid näed, sa oled liiga lähedal, on ju, sa jääd vangi ja piinatakse sind lõpuks surnuks seal, on ju, et vaatamata sellele, kes sa oled nagu. Aga ukrainlastel on küll tead nii, et nagu nad on jube, eriti vaata, kui nad kuulavad, et Eestist oled. Et seda teavad ikka paljud, et kui palju Eesti on aidanud neid, on ju, et me oleme samas nagu kompoti sees kõik koos, kõik need Baltimaad, Poola on ju, me oleme nagu super, ütleme nagu seal on ukrainlaste hulgas on praegu jube hea, ütleme Baltikumist olla või näiteks Poolast on ju. Noh, jänkid ka muidugi Inglismaa ka on ju, et need on kõige rohkem maad, mis on aidanud neid. Et see on, mul oli kiivri peal oli kõimane kord oli Eesti lipp on ju, et see on, panin meelega on ju, et kaugelt näha juba, et see ei tekitanud mingeid lisaküsimusi, et kui keegi vaatab otsa sulle, näeb, et Estonia on ju, Eesti lipp on ju, ma teeks, lippu teavad muidugi, Estonia oskavad ikka lugeda on ju, et siis langevad need küsimused juba ära, et oota, kes sa oled siis on ju. Kuna seda umbusku on ikkagi alguses on ju, kui ma lähen mingit ütleme, sõdureid või inimesi filmima, see on tihti need, et oi, et me ei tea täpselt, kes sa oled on ju, sa võid öelda ju igast asja on ju, et ja nüüd on näiteks need Ukraina Armeenia pressikaardid, kevadel veel seda ei olnud, aga nüüd oli jube tihti, kui auto peeti kinni meil, vend tegi nendest fotod ja siis vahepeal käis helistamas kuhugi, et küsis, kas nad on ikka õiged. On ju, praegu need Vene need spioonid võivad samamoodi. Ma vaatasin, et see on nii lihtne, et see on nagu välja prinditud sihuke pressikaart, on, mis on laminaadi sisse pandud, et neid nagu ütleme, võltsida pole mingi küsimus tegelikult, on ju. Aga tihti oli see, et neil on numbrid peal muidugi, ta helistab sinna, küsib, et vaata, et sihuke number ja nimi, et ma ei tea, kuhu nad helistas on ju, aga ütles, et poisid võite minna kohe. See on ka asi, mis ma esimest korda vist hakkasin kuulma ka alates näiteks siis, kui Süürias kodusõda hakkas. No seal nägesin ka korduvalt. Just, et esimest korda mina kuulsin selle kohta, et aina tihedamini hakkas juhtuma see, et keegi teeskleb, et ta on kas meditsiini need asjad või siis ajakirjanikud nii-öelda, et tavaliselt ikkagi nagu sõjaeetika näeb ette seda, et sa ei tohi, no esiteks see, et ajakirjanikke ja meedikuid sa ei tulista ja teiseks see, et sa iseenda sõdureid ei maskeeri mingitesse nii ajakirjaniku ega meediku autodesse, sümbolitesse, mis iganes. Aga selline asi, ma saan aru, on nagu ka Ukrainas on seda... No, aga ütleme näiteks ajakirjanike tulistamine hakkas ju Bosniast pihta, ütleme. Et kui me olime Sarajevos 94. aastal, me läksime ka nii, et me olime soomlasega, lendasime sinna, me pidime olema alguses, et me jätsime kõik oma enamus kohvrit, kõik jätsime Zagrebisse, me lendasime seal ÜRO lennukiga, lendasime Sarajevosse ja pidi olema 2 või 3 päeva seal filmima, teeme paar lugu sealt ära ja minema Zagrebisse tagasi ja siis Taani rahuvalvet pidi meid Tuzlasse viima oma helikopteritega on ju ja me jätsime kõik asjad, enamus jätsime Zagrebisse kõik ja elasime seal soomlase tuttava peres, ta oli ennem käinud seal korduvalt on ju Sarajevo vanalinnas ja vist kui teine päev oli juba möödas, siis hakati linna pommitama ja me olime lõpuks vist 4 nädalat olime seal. Samamoodi, et elasime kõik on ju, elektrit oli, kui oli, vaatasime, kus me akusid saame laadida, samamoodi tassisime puid on ju, kuna seal oli ju küte, oli kõik nagu ütleme nullitud, kõik gaasi polnud on ju, see oli gaasikütte enamus. Inimesed raiusid pargis puid, neid müüdi seal, see oli Saksa markade eest veel. Tassisime vett samamoodi, kuna veevarustust ei olnud, lidusime üle nende tänavaristmikke, et see oli, ütleme, kogemusena jube mega, et ma nägin, ütleme, kuidas elab tavaline pere, ütleme, selle piiramise tingimustes.
ja siis see hetk oligi seal algus, meil oli ka nii, et esimesed päevad meil oli veel kiiver ja kuulivest, kus oli pressid peal, on ju. Ja ma mäletan, esimene päev oligi, me läksime, seal on see snaiprite allee, on ju, mis läheb läbi Sarajevo, siuke pikk tänav, kus sõidavad trammid, aga üleval on mägi, kus siis Serbia snaiprid lasid Piki tänavat, on ju, et nad saavad Piki tänavat lasta, et need olid ohtlikud nagu need ristmikud, kus pidi siis nagu üle jooksma. Ja seal snaiprite allees oli mingi kool, algkool, lapsed olid juba väiksed ja me lähme siis sisse, on ju, lastel on tund, kõikidel on, ütleme, see oli detsembrikuu, kõikidel on joped seljas, kindad käes, veel on mütsid peas, suust auru tuleb, mingi tunde tehakse ja siis tulevad 2 mingit välismaalast nagu Michelin mehed, tead, nagu kuulivestid ja kiivrid seljas, kõik vaatavad, kes need nagu on ju. Siis ma tundsin nagu piinlikkus selle pärast, et ma lähen sinna, on ju, ma olen välismaalane, ma olen täiskasvanud mees ja ma olen nagu õudne varustus peal ja lapsed, kes käivad iga päev, käivad seal koolis, lähevad koju, jooksevad üle nende ristmikke, siis ma mõtlesin, aitab küll, et siis võtsime vestid ära. Ja see oligi see hetk, kui ütleme, kui serblased hakkasid meelega laskma ajakirjanikke, kel oli press peal, umbes nagu pandi mats ära, on ju, kas nüüd tapeti või lähedale, et umbes et ärge tulge torkima siia, on ju, et mida, noh, kõik teadsid ju, et kui ajakirjanikud on seal Sarajevos, et nad teevad ju, ütleme, moslemite või bosnialaste meelsaid lugusid, on ju. Et serblased on pahad, tulistavad, pommitavad. Et see oli mingi hetk ja kus ma tundsin, et sellest ajakirjanik, ütleme, pressisildist või et sul on kirjad peal, pole mitte mingit kasu. Kuidas üldiselt see, jällegi võib-olla liiga laia pintsliga küsimus, üldiselt see suhtumine on, kui sa erinevates kohtades käid, siis sõdurite endi poolt või nii-öelda ühe või teise poolt teise poole sõduritesse või kellessegi teisesse, et kas on palju seda, et usutaksegi seda, et me siin lähme, eks ole, kurja vastu võitlema ja jumala eest, et me saaksime ära võetud, ära kaitstud, mis iganes. Või on ka seda mentaliteeti, kus need inimesed saavad aru, et see sõdur, kelle pihta ma teiselt poolt tulistan, tema usub oma propagandat, mina usun oma propagandat, tegelikult me ei tea, kummal õigus on ja ma olen lihtsalt siin kohustatud nii-öelda seda rolli täitma. Tead, see on jälle muidugi selles mõttes raske küsimus, et näiteks, noh, toon Ukraina näitel, et 2014 ma rääkisin ühe Ukraina kindraliga, kellest me tead sõbrad hiljem on ju, kui hakkasin neid filme tegema juba, ma mitu korda pöördusin abi poole, et tema aitab mind kuhugi rindele. Et ütleme, see esimene, sõja algus oli lihtsam, on ju, et sa lihtsalt helistasid ja ta ütles, et okei, ole esmaspäeval kohal ja saad kohe, on ju, filmima, on ju. Ja ta ütles ka, et nende Ukraina armee probleem sõja algus oli see, et seal olid noored kutid, kes ei julgenud nagu vastast tulistada või vaenlast, on ju. Et ta näeb, et venelane tuleb tal vastu, aga kuidas ma vajutan nagu päästikule, et ma pean inimese nagu ära tapma, on ju. Noored kutid olid sõjaväkke võetud, neil nagu koolitus oli suhteliselt nagu lahja, on ju. Ja samamoodi ma arvan, et venelastel osadel võib samamoodi olla, kes nüüd vaata värvatakse, on ju, kiiresti saad mingi päevase koolituse, pannakse rindele, et samamoodi sa näed, et inimene on vastas, on ju, ma pean nüüd päästikule vajutama, ma pean ta ära tapma, on ju. Aga siis ütleme, peale seda Ilovaiskit oligi, vaata, kus ukrainlased teed kotti, kus need notid oli 80 või palju neid oli, kas 800 või, seal põllu peal. Notiti maha, on ju, et peale seda see muutus. Siis ukrainlased said aru juba, et me peame tapma selleks, et ellu jääda või vastu pidada. Et see enam pole siuke tead nagu sõja mängimine või et ma relvaga ähvardan natuke, et jookske ära ja nad lähevad minema, on ju. Et see oli see murdepunkt, mida see kindral rääkis, et just see augusti lõpp 2014. 2 lugu, mida mina olen kuulnud mõlemad esimesest maailmasõjast. Üks on sellest ajast, kui hundid olid esimese maailmasõja ajal siukene oht, et millalgi britid ja sakslased tegid omavahel vaherahu selle jaoks, et maha lasta kõik hundid, sellepärast et hundid tapsid mingi perioodi jooksul rohkem ära sõdureid, kui sõdurid üksteist suutsid tappa. Ja pärast seda pidi niimoodi olema ja millalgi siis jõulude ajal ka oli see, kus nad kuulutasid välja jõuluvaherahu ja siis britid ja sakslased mängisid omavahel jalgpalli. Just, ja pärast seda, kui nad jalgpalli omavahel mängisid, siis nad ei olnud nõus enam üksteist tulistama. Ja siis tehtigi mõlemal poolel põhimõtteliselt kindralid ütlesid, et kui te vastast ei tulista, siis me laseme teid lihtsalt siin maha. Et vahepeal peab nii ekstreemseks sellega minema. No see ongi, toon näite jälle, vaata see sama Ilovaisk on ju, et ukrainlased olid jäänud kotti seal, aga need Ukraina ohvitserid, need kõrged ohvitserid olid õppinud vene ohvitseridega samas koolis, sõjakoolis on ju, nad olid ütleme kursavennad. Ja siis nad helisid neile, seal olid need separatistid või ütleme, need Donetski kamp, see oli nagu eraldi, aga seal oli Vene vägi oli ka sees, on ju, spetsväed on ju. Ja need Ukraina ohvitserid helisid nende Vene sõjakooli, ütleme sõpradele, et kuule, et me oleme siin kotis, et jätke meile kanal
venelased, okei, võite hommikul kell 5 sõitma hakata, jätate raskerelvastuse maha, lähete autodega, automaadid võite kaasa võtta, et me garanteerime, et pääsete välja sealt, on ju. Et lähete Ukraina poole peale tagasi ja me ei puutu teid. Ja nad hakkasid sõitma, oli siuke ilus põld, oli ja päevalilled kõik kasvasid seal, on ju. Ja siis oli äkki tuli, et esimene pandi seisma, esimene auto, viimane ja hakati vahepeal nottima kõik järjest, nii et mul on mitu tuttavat, kes jäid sinna, et said haavata seal raskelt, on ju. Siis alguses Vene väed piirasid nad ümber, lubati, et me Donetski sellele kaabakatele välja ei anna, aga anti ja siis nad pandi vanglasse ja seal üks naine rääkis ka, et ma küsin, et mis seal vanglas oli, siis no, et ma ei taha rääkida mitte kunagi sellest, ma ei räägi sellest mitte kellegile, a tam было не сладко. Ja siuke lühike vastus. Seal piinati ikka, noh, nii, tehti kõik asjad ära, mis võimalik. 35 aastat näha pealt nii palju inimkannatusi, surma, seda kõike ka filmida, edasi kanda, vaadata seda monteerides. Kas ja kui palju sa ütleksid, et see on sind inimesena muutnud? Ma ise ütleksin, et mitte üldse. Näiteks ma pole mitte kunagi unes näinud mingid painajaid või et ma lähen magama ja ma näen mingit laipu unes või midagi. Ma olen vahepeal olnud mingi tankilahingus nagu. See on mingi palkmajadega, mingi küla nagu ja ma olen kugi tankiga, on ju, et aga ma ei tea nagu sellest mitte midagi, on ju, et seal ma pole olnud selles kunagi, et seda ma olen mõne korra näinud. Aga näiteks nii jah, et ma ei ole kunagi nii, et ma lähen magama ja ma kardan magama jääda, ma näen mingi painajaid. Teine asi muidugi see, et sellest tuleb nagu rääkida, sa enda sees ei tohi hoida seda. Ja mul oligi see Hannu Väisel on üks soomlane, vanem kolleeg on ju, kellega ma seal Riias olin ja kellega ma tegin, Tšetšeenias käisin esimesed raksud. Et ta oli samamoodi, et ta hoidis, ta oli muidugi see ka on ju, et enamus maad, kus me olime, need oli venekeelsed kõik on ju, ta ei saa nagu midagi aru, mis seal toimub. Et kui me Krooses olime ka esimene sõda, esimesed päevad, siis tšetšeenid meile ütlesid, on ju, et poisid, nüüd võite minut olla siin nurga peal, siit saate filmida, siis peate jooksma ära, kuna Vene snaiper hakkab kohe siia uhama. Et see Hannu oligi, et nagu ta vaatas mulle otsa kogu nagu suurte silmadega, et mida ma talle ütlen nüüd, on ju, et kas nüüd lähme või jookseme midagi. Ja siis oligi, ta läks koju, hakkas naise rääkima sellest õudustest, kõik on nendest, oi, et lõpeta ära, et ma ei taha kuulata seda, nii õudsed lood on ju. Tööl oli samamoodi, ta üritas rääkida, kolleegidest, ei, me ei taha, et see on jah, et õudsed lood, et ei taha neid kuulata. Ja siis lõpuks oligi, ta hakkas tina panema, abielu lagunes ära ja lõpuks oligi Soomes astus rongi, et oligi kõik nii, et just see, et sa hoiad enda sees seal natuke pehmema iseloomuga. Ma ei tea, kas mu iseloom on muidugi nagu ütleme karmim või midagi on ju, et aga mind see nagu ei sega üldse. Ja kohati on see, et kui me lähme kuhugi külla, ma tunnen, et ma olen neid lugusid kõiki ju enne kuulnud. Et ütleme, nägu vahetub ja inimese nimi võib-olla on ju, aga need stoorid on enam-vähem samad ju kõik. Okei, väiksed nüansid on erinevad on ju, et ega ma olen kõik need enne kuulnud. Aga inimese surnukeha filmida, jäädvustada, jällegi, ma ei tea, kas see on üldse mingisugune normaalne küsimus, aga missugune tunne see on, kas sellel hetkel ka sina tunned lihtsalt seda, et sa teed oma tööd ja kuna sul on loodus andnud raudsed närvid, siis sa lihtsalt jälle vaatad, et tuleb ilus kaader saada nii lagunevast majast kui ka laibast kui ka nii edasi, sest see on siiski sinu töö. Või kas see ka mingisugust moodi paneb sind mõtlema üldse, ma ei tea, inimese loomuse peale, elu ja surma peale, selliste asjade peale? Ma mäletangi, et esimene kord, kui ma Kroosest neid laipu nägin, on ju. Okei, tegelikult see oli Armeenias juba, kui see maavärisemine oli. Ma neid laipu ei näinud, aga seal oli rusutall oli. Ja kui sa tunned seda laguneva laiba lõhna juba, et kui inimene eriti on, sa tunned selle alati ära, et see jääb nagu eluks ajaks nagu kaasa. Ja ütleme, Krooses oli kohe, et me läksime kuhugi maja juurde, ma tundsin, ninaga tõmbad korraks, tunned, aha, siin on ka kuskil mingid laibad. Ja muidugi üks näide oli see, et me olime Mosulis ja see oli just, kui ISIS oli seal veel lääne Mosulisse jäänud, viimased päevad on ju panid seal vastu, nagu ütleme Iraagi armeele. Väljas oli 57 kraadi sooja, me sõitsime Iraagi armee hummeritega, sõitsime kohale sinna. Mul oli veel rätik pähe seotud, on ju, nagu mul tavaliselt on Araabia maades, on ju, nagu juuksed eriti pole, on ju, muidu pea põleb ära, on ju, kõik on ju. Ja ma hüppasin sealt hummerist välja ja ma tundsin kohe, et kõik on puruks lastud linn, on ju, ma tunnen, opa, see oli selle suure mošee juures kõik, mis oli, kus see ISIS just nagu selle hoo sai endale üles, on ju. Ja hüppasin autost välja, tundsin kohe, et siin on laipu mõnusalt. Ja siis oligi nii, et Iraagi armee oli lasknud kõik mehed maha, kes sealt vanalinnast tulid, kellel abe ees oli, need lasti koha peal maha. Ja ma lähen nurga taha, siis vaatan, et oligi siuke mees habemega, palja ülakehaga, püksid jalas on ju, kõhuli maas, õudses vereloigus
ja 57 juures ta oli olnud juba, ma ei tea, kui kaua ja ta oli lõpuks nagu hall pall lihtsalt, et siuke nagu pundunud või ütleme, et siuke kummipall oli. Ja teine variant oli see 2014, kui me jõudsime Donetskisse, et esimene võttepäev me läksime kohe surnukuuri filmima. Siis oli mingisugune õrn siuke vaherahu oli, et need separatistid või venelased puhastasid siis külasid oma nendest laipadest ja tõid nad surnukuuri. Ja me jõudsime selle surnukuuri juurde, seal oli mitu rekkat oli ees, tõmmati uksed lahti, seal olid mustad need laibakotid. Siis meil mingi vend hakkas näitama neid, üks tõmbas nagu ühe välja kõik, kui ne tõmbas noaga selle pealt puruks, siis oli nagu tead laip oli vaklu täis kõik, need seal nagu peal olid kõik, siis ma seda paar korda filmisin nagu, see on huvitav, teate, no, see on näidata jube raske teadelt. Ja siis me filmisime seal selles suures saalis, kus olid laibad olid põrandale pandud juba, et osad olid nagu lahti lõigatud juba, kõik kõhud olid kinni õmmeldud uuesti ja paar tükki olid vaibas ja need olid eri ütleme tasemega, et mõned olid nagu siniseks läinud juba ja kõik on ju. Ja siis tuleb äkki mingi suur sanitar ilmub mulle selja taha, ütleb, et kuule, et maksa mulle $100, ma näitan sulle sihukest asja, mida keegi näinud ei ole. Mõtlesin, ei maksa. Aga noh, tule kaasa, ma näitan ikka on ju. Siis läksimegi trepist alla mingisse keldrisse, see oli umbes nagu, ma ei tea, nagu päris pirakas ruum oli, paar lampi põles ja siis ma tundsin juba enne, kui ta ukse avas on ju, et mis seal sees on. Ja oligi, põrand oli nagu löga täis, et seal oli kõik mäda, veri, tead, sihuke nagu vesi kõik, ma mõtlesin, ma ei taha statiivi panna mahagi sinna üldse. Ja siis ma hakkasin filmima seal oli hunnikutes laipu, kõige peal oli mingi vanamees, kes oli saanud siis granaadiga pihta, nii et tal oli käsi nagu püsti kangestunud, siit kohast oli käsi ära, nägu polnud on ju, tead sihuke nagu päris nagu kehv pilt oli seal kõik, ma filmisin seda mingi minut, siis ma hakkasin mõtlema, et kuramus seda kuskil ei näidata ju, et mida ma teen on ju, et noh, et pole mõtet niisama seal filmida seda. Ja see oligi, no, et soomlased olid see hetk olid jube ettevaatlikud kõikide nagu laipade näitamises ja kõikides, nii et see oli nagu noh, täiesti nagu tühi töö on ju, et aga nägid ise ära vähemalt selle. Kas kõige selle aja jooksul on ka mingit moodi sinu selles mõttes arvamus muutunud inimeste kohta või kas üldse mingisugused sellised asjad tekitavad sinus mingisuguseid kas positiivseid või negatiivseid tundeid inimeste kohta, kuna närvid juba nii raudsed on sihuke tunne, et sa oled mingil määral aktsepteerinud seda, et inimesed sellised ongi, niimoodi nad käituvadki. Kas ma muudan seda küsimust natukene. Kas sul vahepeal tekib selline tunne või kas on üldse mingi asi, mille peale sa mõtleksid ühes või teises konfliktis, et sa kuskil tunned seda, et see, mida need inimesed teevad, see on õigustatud, ma saan nendest aru, ma mõistan neid, ma elan nendele kaasa ja mingis teises kohas sul tekib selline tunne, et see on täiesti ebaeetiline, täiesti ebamoraalne, see on ainult sellepärast, et keegi tahab võimu, mis iganes. Tead, on need mingid konfliktid, ma üritan muidugi, kui ma lähen kuhugi, ma üritan olla nagu erapoolik on ju, et mitte nüüd kellegi poolt olla, aga muidugi teatud kohad selge, et kui sa lähed, on ju, sa näed seda ebaõiglust ja kõik on, ütleme, Tšetšeenia sõda esimene on ju selgelt Tšetšeenide poolt on, et seal ei ole küsadki on ju, nüüd on Ukraina samamoodi ju. Okei, ma üritan küll aru saada, et ka teisest poolest on ju, ütleme sama need vene kutid, kes saadetakse sinna nagu ütleme rindele on ju, nad ei taha seal olla kõik on ju, üritavad nendest ka aru saada ju. Aga noh, tegelikult ajakirjanikud peaks näitama on ju erapoolikult seda kõik, et ma ei keskendunud nendele, et need on head, need on pahad juba ette on ju. Et sa pead näitama nagu mõlemat poolt, aga no ütleme, see Ukraina sõjas muidugi sinna ei pääse teisele poole, et seal ei olegi midagi teha, et sa oledki nende ukrainlaste poolt, noh, ihuhingega on ju, kui nad võitlevad ju põhimõtteliselt ka meie eest praegu on ju. Ja see ongi see, et konflikt, mida lähemale ta tuleb, seda rohkem see sind puudutab. Kohat on see, et kui sa oled kuskil Mustas Aafrikas, on ju seal kaks võimu madistavad, noh, Rwanda näiteks oli üks näide, on ju. Okei, selgelt on kahju ja kõik, aga see tundub kuidagi nii kaugel olevat, on ju. Et ma lähen sinna, ma teen oma seda tööd lihtsalt puhtalt töö pärast ära, filmin selle, et okei, et maailm vaatab ja äkki keegi aitab pärast ja midagi, on ju. Aga see mind nagu ütleme, nii hingeliselt ei puuduta võrreldes näiteks Ukrainaga, mis praegu toimub. Et nüüd oli samamoodi, et kui see Ukraina konflikt pihta hakkas, ma olin ju Pekingis soomlastega olümpial, ja ma olin Ukrainas käinud korduvalt, soomlased iga hommikulauas küsisid, et kuule, sa oled nii palju käinud, et kas tuleb sõda või ei tule, et ei tule, mingil juhul ei tule nagu noh, nii et 100% kohe. Siis ma tulin tagasi, ma pidin Hondurasse sõitma, soomlastega ühte dokki tegema ja sama hommiku ma hakkasin Lufthansa lennukisse minema, on ju, venelased ründasid. Ja siis oligi see, et me kogu aeg ütleme vahemaandumine Frankfurdis, telefonid tööle, kohe vaata, kas Kiiev on ära võetud juba, siis me lendasime läbi USA, lendasime Houstonis, oli vahemaandumine, seal jälle telefon tööle, kohe vaata, kuidas sõjaolukord on ju, jõudsime Hondurasesse samamoodi, et vahtisid seda uudiseid kogu aeg nagu nii, et see on üks konflikt, ütleme, mis on tead nagu nii nagu endasse haaranud. Ma ei tea, nüüd tihti tuleb muidugi inimestel hakkab see sõjaväsimus tekkima juba.
nüüd oli samamoodi, kui me nüüd sügisel olime seal, ma sain Lvivis nende naistega kokku, keda ma seal sõjafilmis olin kajastanud mitu korda, on ju, ja nad ütlesid ka, et kõige tähtsam, et ärge unustage meid. Et okei, me saame ise hakkama, et aga lihtsalt ei tohi meid unustada, on ju, et me võitleme ka teie eest. Kas sul on jäänud selline mulje, et kui sa käid Aafrikas, Iraagis, Süürias, Ukrainas, et inimesed on kuidagimoodi erinevad, nagu sügaval tasemel kuidagi päriselt erinevad, et sa näeksid seda, et okei, need on inimesed, nemad hoolivad siin oma õdedest, vendadest ja peredest ja tahavad, et ma ei tea, lapsed saaksid koolis käia ja süüa, aga siin need inimesed, vot nendest ma ei saa ikka absoluutselt aru, et need tunduvad mulle nagu mingi teiselt planeedilt olevat. Ei tea, tead ikka need kõik need lihtsalt inimesed hoolivad oma perest, on ju, nad loodavad, neil on parem tulevik, on ju, sama kui sa oled Aafrikas kuhugi nende lastega intekaid tegema, kõik tahavad kas doktoriks saada või tead kellekski, on ju nagu noh, nii et ja vanemad ju ka, et okei, nad pole võib-olla ütleme koolitatud eriti, aga nad püüavad oma lapsele ikkagi parema tuleviku anda. Et seda ei saa küll öelda, et ütleme kuskil elavad tead täiesti nagu mingid tondid on ju, kes nagu midagi ei jaga üldse kõikidest on ju. Neil on muidugi igapäevased mured, ütleme, kus toitu saada ja kõik, aga kõik hoolitsevad ikkagi oma nende järeltulijate eest. Et seda ei saa jah öelda, et on ju, et aafriklased mingid kuskil tead nagu noh, et mis sa ikka tahad on ju, et peabki nii olema nagu nii, et. Kas sa arvad, et inimesed on üldiselt head? Noh, jah, see on hea küsimus jälle. Üldiselt jah, paljud on, aga paljud ei ole ka nii, et. Aga kõik inimesed, keda sa oled näinud sõdimas, olenemata sellest, kelle poolel, siis kas sa ütleksid seda, et enamused nendest võtavad püssi kätte, granaadi kätte, snaipri kätte, raketiheitja kätte ja tapavad kedagi teist sellepärast, et neil oleks tõeline nüüd mingisugune õelus või kurjus südames või ikkagi sellepärast, et nad on selles olukorras, kus nad usuvadki seda, et paratamatult see on praegult see asi, mida ma pean tegema, isegi siis, kui ma tegelikult ei taha vastaspoolt tulistada. Ja see on raudselt nii, aga samas on olemas ka need igased ajupestud vennad on ju, ütleme nagu see Wagneri grupp on ju, kellega me saime 2014 saime Luhanski oblastis kokku. Et need olid küll, need olid Osseetiast pärit kõik on ju, kõik olid need Georgi lindid küljes on ju, vanemad mehed, ütleme 45-50 siuksed kõverate ninadega abemes kõik on ju. Ja samamoodi me filmisime, seal oli mingi ukrainaste kolonn oli puruks lastud. Ma panin kaamera püsti, filmisin seal, äkki olid mingid venad selja taga meil on ju, et kes te olete, ma ütlesin, et Soome televisioon on ju. Aga kuidas vene keelt oskama, et see on eestlane kõik on ju, siis me juttu kõik, siis ma küsisin ka, et mis siin toimus, nad ütlesid, et nende üks mees tapeti ära. Siis nad lasid mingi leegiheitega, lasid selle kolonni kõik üle, et kõik kõrbasid ära, kes seal olid. Ja see oli samamoodi, et ma nendega rääkisin, on ju, et mida te siin teete, nad ütlesid, et palgasõdurid kõik on ju, et seal, kus on ülekohus, seal me peame olema, on ju. Ja ma küsin, et kas sõda lõpeb ära, et mis te siis teete, kõik hakkasid naerma, üks ütles, et oi, et siis me lähme koju, hakkame tööle, siis kõik röökisid naerda, et see nende meelest oli jube ja nali, on ju. Ja see oli just siis hakkasid esimesed kõlakad nende nii-öelda Wagneri grupi kohta on ju tulema, on ju, et need olidki need palgasõdurid, et vanemad mehed kunagi armeeteenistuses olnud, kas Afganistanis või kuskil sõdinud on ju, kes siis ei leia muud väljundit, kui lõpuks ikka võtta relv ja tunda ennast tõelise mehena. Ütleme, kui sa oled külas, kuskil Siberi külas, näiteks saad mingit tontsel on ju, keegi ei austa sind on ju, aga lõpuks sa saad relva kätte, sa saad, ütleme, Vene oludes päris korraliku palga endal on ju ja tunned seda prestiisi. Et ma olen nüüd kõva vend, ma käin automaadiga ringi, seal enamus vennased on ka, et kui piltide peal on kõik automaat, hoitakse õla peale üleval, tead siin, et keegi hoiab, et see all, tead, nagu, et kõik on see kui Rambo moodi vennad on ju, ja kõik kujutavad ette, millised nad on tegelikult. Kas sa ütleksid, et tsiviilisikul, kes ei ole seda pealt näinud, on mingisuguseid üldiseid vale arusaamasid sellest, missugune üks sõda või üks relvastatud konflikt välja näeb? Tead, see on nii, et sa võid mõelda küll, on ju, ütleme, okei, sõda hakkab pihta, on ju, või et ma lähen kuhugi, kus on sõda, on ju. Sa võid alguses mõelda ette, et kui sa pole sellega eelnevalt kokku puutunud, et ma lähen ja siis ma teen ja jooksen ja ütlen või midagi, on ju. Aga see, et kui sul hakkab kõrval paukuma juba, on ju, sa saad aru lõpuks, et see ei ole mingi PlayStationi mäng, et mul on mingi 9 elu või midagi, on ju, et see on üks elu, kui sa pihta saad, oled kuttu, on ju. Ja tihti on see, et inimene, mul on paar soomlast olnud ka kolleegid, on ju, kellega on läinud, ütleme kriisipiirkondades, kes alguses mõtlevad küll, et mis seal on, et lähme teeme kõik head lood, on ju. Ja läheb, kui sa ikka kuuled ja lähedalt on laskmist, on ju, või meie poole lastakse, siis tuleb, ütleme, nagu vesi on ahjus, on ju. Lõpuks ongi see, et sa kangestud täiesti ära, mõte ei tööta enam. Mul üks vend oli samamoodi, et hakkas hommikust juba peale konjakit jooma, on ju. Tundis lihtsalt, et mõtlesin ka, et ma tulin ilma asjata siia, aga ma kardan nii kõvasti, on ju, et lihtsalt on lihtsam. Sa paned hommikul väikse konni ära, on ju, päeval paned peale kogu aeg, oled kergelt vines, on ju, kogu aeg, ja siis sa ei tundu võibolla nii hirmus. Et see on tihti see, et inimene ei kujuta ette, kuidas ta reageerib sellele, kui tema lähedal hakatakse tulistama. Esimesest, teisest maailmasõjast teatakse väga palju ja Vietnami sõjast ka, et
nii ühe kui teise poole sõdurid väga suures koguses kasutasid ka igasuguseid erinevaid narkootikume selle jaoks, et hoida julgust. Just, ma tahtsin just selle kohta küsida. Oskad sa selle kohta midagi öelda? Kas kasutatakse, mida kasutatakse ja jälle mis eesmärkidel? No toon Ukraina näite, kevad jälle oli samamoodi, et mitmes külas oli, kus me linnas, kus me filmisime, apteegitöötajad rääkisid, venelased tulid külla, esimene asi, kõik apteegid rüüstati ära kohe. Võeti kõik Xanaxist ja Viagrad ja kõik on ju. Viagra oli selleks, et vägistada oleks lihtsam on ju. Kõik need muid asju, kõik apteegid kohe esimene asi puhastati täielikult ära. Et seal oli alkoholi kohati ei saanud on ju, siis kutid panid mingid tablosed endale sisse bioga on ju kõik või tehti ise, tead, miksiti kokku mingeid asju ja see on täiesti levinud. Nii et. Aga üldiselt ikka see ütleb seda, et inimene nii-öelda kaines olekus tegelikult väga paljusid asju ei taha läbi elada ja pigem on see, et leiab ükskõik mis viisi, et ennast tuimestada, julgestada selle jaoks, et sellega hakkama saada. Kas sa oled näinud kunagi midagi, mida sa tahaksid ära unustada? Tead, mingi hetk on kõige jubedamad asjad, kui sa näed, kui lastele on tehtud midagi. Kohati on seda lihtsam aru saada, kui mingi vanem mees on, ütleme, saanud surma või ära tapetud või kuidagi. No okei, tal oli võib-olla, oli tõesti hea elu ja kõik äkki nüüd lõpp oli küll kohutav on ju, et aga saab surma. Aga kui sa näed, kui mingi väike laps on teda ära retsitud või midagi, tead, nagu, või kohati on loomadega on ka vastik vaadata, tead, kui on tehtud nagu näed, et mingi sadist on seal lihtsalt teinud nagu nii, et ta ei olnud, need ei ole tal mingid vaenlased, ei lapsed ega loomad on ju, ja mingi vend lihtsalt võtab noa kätte ja lõikab nad ära, nagu, see on kõige julmem nagu nii, et. Aga neid reeglina ma filmida ei taha ja neid ei saa ka, kuskil näidata ei ole neid. Nii et. Aga on ka olnud midagi, mis on sinu jaoks ilusad kogemused ja jälle mitte selles mõttes, et sul oleks ilus vaadata, kuidas keegi sõdib, aga iseenda elus, et ma ei tea, jällegi kogeda mingisugust kamraadlust või näha pealt seda, kuidas inimesed rasketel hetkedel üksteist aitavad, üksteise jaoks olemas olla, midagi sellist, mida sa just ei tahaks unustada. Ja meil oli nüüd Ukrainas oli kevadel oli samamoodi, et me käisime Lisitšanskis filmimas, me sõitsime Dniprost, sõitsime vabatahtlike bussiga, kes käis need inimesi siis nagu tule alt ära toomas. Ja see oli, sõitsime sinna linna sisse, tuletõrje jaama juures olid inimesed kogunenud, meil öeldi, et meil 20 minutit aega, siis pannakse buss täis ja viiakse minema, et me sõidame sellega kaasa ja siis me intekat teha bussis ära. Ja siis me läksime vist, kas nädala hiljem läksime samasse Lisitšanski linna, see oli täiesti juba linn oli leekides, juba pommitamine käis, umbes nagu Lasnamäe moodi majad kõik on ju. Ja pöörame mingi soovi sisse, seal inimesed istuvad, tead, nagu paraadnäes on kõik laud ja toolid, valdavalt olid vanemad inimesed, kõik istusid seal aias, tead, ilus ilm oli, ümberringi kõvad õudsed kärakad, paugud on ju, kohati tead mingid vingud ja kõik on ju, põleb linn. Inimesed istuvad seal laua taga, ajavad niisama juttu on ju. Ja siis tuleb mingi poiss, tuleb, ta oli 13-aastane Maksim. Ja tuleb, ütleb, et tulge vaadake, et nad elavad ema ja 2 kassiga elavad siin keldris, selle maja keldris, ja nad on vist juba, ma ei tea, 2 kuud olnud seal. Siis läheme sinna, ema oli ka noor ema, aga see oli purjus, on ju, nad on mingid samakad pannud seal kõvasti. Ja siis näitas kõik, kuidas nad elavad, neil oli 2 tõukassi, et Maksim magab siin ja ta on telekas seal ja kohati on generaatoriga, saab mingid vooluda, vaatab mingid multikaid ja kõik on ju. Siis me küsisime muidugi, miks ta ära ei lähe. Siis tuleb see jutt jälle, et kus ma ikka lähen, see on mu sünnilinn on ju, ma olen siin kasvanud, sündinud kõik on ju, see on meie kodu ja me ei hakka kuhugi minema, et siuke nagu natuke imelik jutt oli, et kui sul on oma laps ja kõik on tule all seal on ju. Ja siis oligi, et ma andsin selle Maksimile andsin raha natukene, et kuule, et kui sa saad, et äkki seal mingi tead nagu lafka käis, et said korraks osta mingeid asju, et saad endale midagi osta sealt vähemalt on ju. Ja siis meie see tõlk või fikser andis selle evakatsiooni bussi numbri Maksimile. Et kuule, et kui tahad, et häda käes on helistanud, toovad teid ära siit. Ja sama öösel oligi Maksim mulle helistanud. Et kuulge, tooge meid ära siit, et ta oli ema nõusse saanud, oma purjus ema nõusse saanud ja järgmine päev tulidki vabatahtlikud ja viisid minema. Et siis ma tundsin küll, et jess, et nüüd on midagi nagu, ütleme, mingi kasu olnud, mida ma näen, et silmaga on tehtud, on ju. Muidu on tead, kui sa annad mingid rahad mingi punase ristile või kuhugi, see läheb kuhugi, sa ei tea, on ju, sa ei näe seda mingit tulemust lõpuks, on ju. Okei, keegi päästakse ära, see on tore küll, on ju, aga see oli esimene kord, kus ma nüüd nägin üle pika aja, et kus see, et me olime kohal, aitasime, andsime numbri, et ühe perekonna elu vähemalt muutsime. Ivar, ma küsin sult 2 viimast küsimust veel. Esiteks, kas sa usud, et inimesed kunagi muutuvad ja kas sa usud, et kunagi me saame sõdadest üle? Ei saa. Sind... Pole isegi lootust nagu nüüd. Ilus mõte. Mis sind inspireerib?
ja lihtne oleks öelda, mingi adrenaliin on ju, aga see on tegelikult põnevus on ju, et tihti on see, et kui mingi konflikt hakkab, siis juba vaatad, kas telefon laetud, kas tuleb kõne juba, kas peab minema. Näiteks kui tsunami oli, see oli reedel toimus see pauk on ju, siis ma teadsin, et midagi võib toimuda, et soomlased ilmselt tahavad minna sinna, siis ma vaatasin kogu aeg juba reede õhtust alates telefoni, laupäeval kontrollisime, aku on ikka täis ja siis laupäeval tuligi kõne. Ja siis ma ootasin seda, teadsin, et ma pean minema ja siis oligi see, et jess, et nüüd lõpuks tuli on ju, et ma saan lõpuks sinna minna. Et ma ei tea, see on nagu põnevus olla osa ajaloost ja oma kaameraga seda jäädustada. On sul veel mingisuguseid viimaseid mõtteid, midagi, mis sa tahad inimestele südamele panna või võib-olla ükskõik mis? Noh, see, et ma arvan ikkagi nagu see Ukrainas kõlas, et ärge unustage Ukrainat. Selge. Ivar Heinma, suur aitäh sulle saatesse tulemast. Palun. Suur aitäh kõigile vaatamast ja järgmise korrani. Aitäh.